Selles videos lahendan siin ekraani peal võimsuse ja kasuteguri valemiga ülesandeid. Olen välja otsinud 2 ülesannet ja lahendan need nüüd siin ekraani peal ära. Esimene ülesanne. Leia mootori töö kasutegur, kui kraanal, mille mootor on võimsusega 3,2 kilovatti, see on suur N, kulub 800 grammise, mis on mass, koorma tõstmiseks 3,6 meetri kõrgusele, see on H, ja 10 sekundit, see on aeg. Kasutegur on selline pika konksuga N-täht, mida kutsutakse ETAks ja panin kasuteguri valemi siia üles serva peal juba valmis ka. Esmalt panen andmed kirja. Võimsus 3,2 kilovatti, teisendan selle kohe vattideks, tuleb 3200 vatti. Siis on antud mass 800 kilogrammi. Kui mass on antud, on tõenäoliselt vaja ka G-d. 9,8 newtonit kilogrammi kohta. H on 3,6 meetrit ja T on 10 sekundit. Ja küsitakse meie käest kasutegurit. Kõigepealt, et me saaksime kasuteguri valemit kasutada, on meil vaja leida töö. Ja selle jaoks on meil vaja võimsuse valemit ja avaldada siit A. A võrdub N korda T. Ja nüüd panen siia arvutasemele 3200 vatti korda 10 sekundit. Ja siit tuleb vastuseks 32 000 džauli. Ja see on nüüd kogu töö. Kogu töö, mida see mootor siis teeb. Ja nüüd me peame leidma kasuliku töö. Lühendan seda A-kas. Ja see on siis töö valemis on meil F korda S ja F on meil siis võrdne raskusjõuga ehk M korda G korda S või siis kes tahab, võib selle S-i asemel ka H-tähte kasutada, on ju, et andmetesse mina panin praegu ka H-tähe. Parandamegi siis siin ära. Paneme siia kohe H-tähed, siis ei lähe segamini. Kasuliku töö leidmiseks siis peame massi 800 kilogrammi korrutama 9,8 newtoniga kilogrammi kohta ja korrutama 3,6 meetriga. Kilogrammid taanduvad maha, newton korda meeter tuleb siit kokku džaul. Ja saan siit vastuseks 28 224 džauli. Nii, see on teine oluline vastus. See on nüüd kasulik töö. Ja kasuteguri leidmiseks pean siis kasuliku töö jagama kogu tööga ja korrutama selle vastuse 100%-ga. Ja kasutegur ei tohi kunagi tulla siis suurem kui 100%, et see ei ole lihtsalt võimalik, et siis on, kui tuleb vastus üle 100%, siis on kuskil midagi valesti, siis peab ülesande üle vaatama. Ja siis korrutame 100%-ga läbi. Džaulid taanduvad siit maha ja vastuseks tuleb 88,2%. See on esimese ülesande vastus. Ja siis on siin teine ülesanne keevitusmasina kohta. Keevitusmasin võtab toiteallikast võimsuse 18 kilovatti. Kui ta võtab kuskilt toiteallikast, siis see on kogu võimsus. Ja see annab keevitamisel välja 16,1 kilovatti, ehk siis see on kasulik võimsus, mis on siis selle jaoks, et mis täidab siis selle masina eesmärki nii-öelda. Ja meie käest küsitakse kasutegurit, jälle seda ETAt. Paneme andmed kirja. Nüüd on antud võimsused. Kogu võimsus on 18 kilovatti. Ehk 18 000 vatti. Siis kasulik võimsus on 16,1 kilovatti ehk 16 100 vatti ja meie käest küsitakse kasutegurit. Ja nüüd on nii, et kasuteguri valemit saad kasutada ka võimsuste kaudu. Kui enne oli meil siin üleval oli A kasulik, siis nüüd on N kasulik ja jagame siis kogu N-iga ehk kogu võimsusega.
et vastus oleks protsentides, korrutame 100%-ga läbi ja paneme arvud asemele. 16 100 vatti jagame 18 000 vatiga ja korrutame 100%-ga läbi. Vatid taanduvad maha, nulle saame ka maha võtta ja vastuseks saan siit 89,4%. Ehk siis kasuteguri valem kehtib võimsuste puhul ka. Peaasi, et on samad ühikud, murrujoone all ja murrujoone peal, siis need taanduvad maha ja vastus tuleb protsentides.